Tere! Mina olen Ott Sepp. Ma tahan teile rääkida sellest, kuidas vanas eas mõnusalt pensionist ära elada. Kas te teate, kes üldse tuli esimesena selle peale, et vanainimestele pensioni maksta? Mis juhtub pensioniga siis, kui töötavat rahvast jääb aina vähemaks? Kohe räägin. Pensioniga vaevasid pead juba vanad roomlased 2000 aastat tagasi. Maailma esimesed pensionärid olidki ajaloolaste sõnul Rooma leegioni sõdalased. Alguses maksis väejuht pensioni omast taskust, kuid hiljem asutas ta selleks spetsiaalse fondi. Järgneva 1900 aasta jooksul elas ühe katuse all koos mitu põlvkonda ning puudus otsene vajadus pensioni saada. Erinevad põlvkonnad toetasid üksteist ning inimesed said hakkama. Meie moodi moodsa pensioni maksmise peale tuli esimesena 125 aastat tagasi Saksamaa kantsler Otto von Bismarck. Mõte oli sama. Kõik, kes töö eest raha said, pidid osa sellest vanemate inimeste ülalpidamiseks loovutama. Esimesed Saksa pensionärid olid 70-aastased ja vanemad. Tollal elati aga keskmiselt üldse vaid 45-aastaseks. Seega oli neid, kes pensioni üldse said üsna vähe. Iga pensionäri kohta oli ligi 100 maksumaksjat. Sama põhimõtte alusel saavad pensioni ka meie vanaemad ja vanaisad. 1000 aastat tagasi oli maailmas iga 10. inimene üle 60-aastane. Aastal 2050 on vanem kui 60 eluaastat iga 5. inimene. Samuti elame me kauem. Tore ju. Aga kuidas kogu see seltskond ära elab? Kas meie maksudest jagub? Aastal 2012 oli Eestis iga pensioniealise kohta 3,8 inimest vanuses 15 kuni 64 eluaastat. Aastaks 2050 on ühe pensioniealise kohta kõigest 2,4 töötajat. See tähendab, et 2,5 inimest peab hakkama ülal pidama üht pensionäri. Kui 4 inimest toetab oma maksudega üht pensionäri 1 euroga, siis saab too 4 eurot. Kui 2 inimest teevad sama, siis saab pensionär aga ainult 2 eurot. Lihtne matemaatika, kas pole?